me kõik teame, et kui me analüüsime, siis kõikide meie madalate inimlike, inimlike omaduste põhjus on hirm. Ehk selles mõttes, kui sa lähed juurte juurde, siis see ei ole nagu negatiivne, see on hirm, sest see on ebaloomulik seisund hingele, kui ta samastab ennast mateeriaga, ta näeb, et ikka on olemas surm, et ühiskond võib selja pöörata või tervisega või midagi juhtuda, või sa kaotada töö või ei ole raha piisavalt, et üüri maksta, kogu aeg on nagu see hirmufoon ja siis see tekitab siis neid muid ilminguid nagu kadedus ja teiste kritiseerimine ja toksiliste ainete kasutamine ja et kuidagi võtta maha seda pinget. Et äkki ma ei saa hakkama siin maailmas, eks ju. Aga hingele on see nagu selles mõttes, kui sa pühakirju loed, on see naeruväärne, sest hing on juba igavene. Ta on juba õnnelik ja tegelikult tal seal hinge tuumas on niivõrd suur ühendus selle ülihingega, et tal on kõik teadmised, kuidas igas olukorras olla õnnelik. Sellest pühamehed ongi, eks ju, et nendega juhtub igast asja, aga nad jäävad ikka siis armastusse ja õndsusesse. Ja teine moment on see, et kui sa vaatad seda maailma ja seda, et selle kõikide madalate omaduste põhjus on hirm, siis meil on nagu erinevad siis selle mahamaia, nagu haigused. See hirm on ka nagu üks selline sümptom, eks ju, üks tõbi. Ja üks sellised kõige müstilisemaid haigusi, kui sa hakkad analüüsima niimoodi ennast, on see, et me ei saa aru, et kõike kontrollib emake loodus. Et meil on kuidagi jõudnud niivõrd kaugele see väike isvara. Me oleme nagu väiksed isvarad, väiksed kontrollijad. Et sa oled harjundust, et sa kontrollid, et kodus seal paned diivani sinna, teed valikuid, eks, et meil on see väike valikuvabadus ja selle väikse valikuvabaduses on meil tekkinud selline haigus, et ma arvan, et meie loome ja meie kontrollime. Et mõtled, sa oled nagu täiskasvanud inimene. Ja kui sa mõtled rahulikult analüüsid, siis mitte midagi, mitte kunagi sa ei ole loonud. Null, see on lihtsalt null. Sa ei ole ühtegi elementi loonud, sa võid elementidest segada kokku seal maja ehitada, ma ehitasin maja. Või sa võid laulda, et ma tegin uue loo, eks ju. Kõik need noodid, need laadid, vibratsioon, heli, see on keegi teine teinud, see ei ole sina teinud. Tähendab, me ei ole mitte midagi teinud ja üks väike bakter võib muuta meiega keha kogu fooni. Üks väike bakter võib niimoodi teha, et ma jätan keha, eks ju, 3 minuti pärast. Või ma ei tea, 3 aasta pärast, 30 aasta pärast. Isegi need haigused, et me oleme nagu niivõrd seotud, niivõrd sõltuvad emakesest loodusest, energiatest ja selle taga olevast teadvusest ja kõrgemast olendist. Et kui me nagu sellest aru ei saa, see teebki meid uhkeks. Kui me aru saaksid, siis me oleksime tänulikud ja väga alandlikud ja teeksime väga sügavat sellist koostööd, sest me teame, et meie õnn sõltub sellest, sest me oleme nii ühendatud nagu selle üldise organismiga või selle perega või kõige kõrgemaga, et me oleme niivõrd lahutamatud osakesed. Aga jah, et see ahankara, see vale ego, täiskasvanud inimene, kes üldiselt arutab, oskab arutleda, tal on intellekt, aga see on niivõrd ära tuhmunud tal, et ta arvab, et mina, mulle, minu, eks ju, see mantra, et on nagu maailmanaba või meie inimesed oleme maailma või meie kohe, nagu teadlased, et muidu targad mehed, aga räägivad nagu nii rumalat juttu, et kohe me oleme seal surematud natuke veel, eks ju. Tegelikult kõikide taga on see sama hirm või siis inimeste madalamad omadused. Ammu on leiutatud kõik ja loodus funktsioneerib niimoodi, et kõigil jätkus kõik ja isegi keegi oleks kunagi haige, kõik saaks rahulikult oma elu, pika eluaja lõpuni elada ja minna tagasi, eks ennast teadvustana hingena, eks vaimsesse maailma. Tegelikult see struktuur on nagu selline, isegi materiaalses maailmas. Krishna nagu seletab, kuidas see nagu pikem jutt, et kuidas siis niimoodi elada läbi pühakirjade, läbi heade eeskude, kuidas me saaksime elada niimoodi, et olekski üür maksnud ja hing rahul, eks ju, et materiaalses mõttes meil oleks hästi hea tervis, head suhted, eks ju, süüa oleks kõik, elamine, kõik oleks ilus, eks ju, ja siis lõpuks me läheksime tagasi, hing läks tagasi vaimsesse maailma, eks ju, mis on tunduvalt suurem dimensioon, kus ei ole sündi surma, iha ja kadedust ja neid hirme. Sellised meeldivad hommikused uudised enne jalgpallifinaali.